Millest sina unistad? Või ei unistagi? Tänases lühikeses videos ma tahaks tõmmata lahti ühe sellise võimaluste lehviku, rääkides sellest, millest üldse võiks unistada. Selline skeptiline täiskasvanu ütleks, et unista, millest tahad. Ja siis teine ütleb vastu, et aga ma ei tea, mida ma tahan. Ja siis tulebki vaadata, mis on menüüs või mis on vaja või mis on need võimalused. Mu nimi on Peep Vain ja oleme Muutuse kanalil. Millest võiks üldse unistada? Lühidalt võiks siis selle jagada 8, et asjad, mis on mu endaga seotud ja loomulikult mille üle mul millalgi tulevikus või praegu juba kontrolli on, mõju on. Ja siis on teine hulk asju, mis jääb minust väljapool. See võib olla näiteks mu lähedase sõbra tervis, see võib olla maailma rahu, see võib olla soe suvi, asjad, mille üle meil väga palju kontrolli endal ei ole. See muidugi ei tähenda nüüd, et nendest unistada ei võiks. Ma usun, et kui inimene ja palju inimesi mõtleb mõne väärika, ilusa eesmärgi ja muutuse suunas positiivseid, lootusrikkaid mõtteid, siis sellel on oma mõju. Usun küll, kindlalt usun. Aga tuleme tagasi enda juurde. Mina olen praktiline inimene. Mulle selline enesekesksus ei ole võõras. Ja olen siis nagu pool enda elust õpetanud teisi inimesi tulevikule mõtlema ja iseenda, nende enda, tulevikku justkui kujundama, planeerima ja ka loomulikult looma. Nüüd üks moodus seda asja teha nii-öelda süstemaatilisemalt on mõelda elu kui terviku peale. Oma raamatus kõige tähtsam küsimus ja ka koolitustel ma joonistasin sellise lihtsustatud eluratta kuvandi pildi, mis oli ring, kus on siis 4 erinevat kodarat. 2 telge ristuvad. Ja panin kokku, et kui me nüüd võtame need 4 asja järgmiselt. Üks on kõik, mis on tööga ja kohustustega ja sellise loomise ja loomingu ja äriga seotud asjad. Üks asi, mis on seotud materiaalsusega, siis selle tööviljadega, loomulikult ka koduga ja võimalustega ja rahaga ja reisimistega ja asjadega. Ja siis 3. asi on seotud kõik suhetega, nii suhete olemasolu kui nende kvaliteet, kõik võimalikud inimsuhted, eriti tähtsamad. Ja viimane on seotud kõik, mis on seotud iseendaga, enda heaolu, enda füüsiline ja vaimne tervis, enda vaba aeg, enda vabadus, enda arengud ja kõik selline. Ja need on 4 head valdkonda, kust hakata uurima. Ma panen siia vastu veel ühe teise lõike, et ma arvan, et kõige lihtsam asi, millele peab otsa vaatama, on puudujäägid ja probleemid ja vajadused. Lihtsalt, et likvideerida ära need asjad, mis sinu mineku teevad raskeks ja põhjustavad sulle valu ning kannatusi. Sul ei pruugi olla võib-olla kõigi jaoks retsepti, kõigi jaoks ressurssi ja ravimit, küll aga tahta on vaja ja tahtma peab. Ja siis sealt tahtest hakkavad tekkima fookused, tähelepanu, plaanid, keskendatus ja tegutsemine, mis omakorda viivad tulemusteni. Teine pool on siis see, et kui võiks oletada, et mõni inimene satub ikka ja jälle aeg-ajalt lühikeseks ajaks, ütlen sulle saladuskatte all, olukorda, kus siis kõik on justkui hästi või enam-vähem hästi, siis tasus kohe küsida, et oota, aga mis veel võiks olla kaugemat pilti, kaugemat visiooni ette kujutades teistmoodi, veel paremini. Mõni skeptik tahaks vaielda, et keskendugem ikka sellele, mis meil olemas on, mitte sellele, mida ei ole. Et ärgem tehkem ennast õnnetuks. Ma ütleks, et ma oskan mõlemalt poolt vaielda. Inimene peab suutma hinnata seda, mis tal juba on, olema tänulik ja mõnes mõttes ka selle nimel peab tööd oskama teha, juhul kui sul tekib see harjumuslik tase, kus kõik tundub loomulik ja normaalne ja ei pakugi enam nii palju rõõmu. Aga see teine pool ikkagi, et mis võiks olla veel, mis on need võimalikkused, kõik võimalikkused. Selleks, et sealt valida välja mõned fookused, mida hakata enda mõju läbi
järjest paremini teoks tegema. Tagasi nende erinevate eluosade juurde. Aga ma mõtlesin eile õhtul selle peale, et mis on siis see, mida me tegelikult igatseme. Ja ma jõudsin pika kaarega välja sõnani vabadus. Me mõnes mõttes neid unistusi mõeldes ja ihaldades tahame luua suuremat vabadust iseendale, miks mitte ka teistele. Me tahame, me võime, ja ma panen teise nii-öelda selle lõike siia kõrval. Üks on mingid praktilised loendid nii-öelda nagu suhetest või töösaavutustest või materiaalsest heaolust, eks ole, aga paneme vastu sinna, mis seal taga on. Seal on ju tunded, eks ole. Vabalt ju me mitte ei või unistada, vaid me arvame kõik aeg-ajalt unistame armastusest, unistame lähedusest, eks ole. Me võiksime ja peaksime unistama arengutest, peaksime suutma vaadata ennast kaugemas tulevikus ja küsida, et missugused arenguid ma selles elus või eelseisval eluetapil tahan läbi teha. Ja siis hoidma neid välja valitud arenguid endal silme ees, kas siis kirjalikult või jutus sõpradega, mulle meeldib just nimelt unistustest ja soovidest, plaanidest lähimate inimestega rääkida, et hoida neid meeles, et hoida neid fookuses. Lugesin hiljaaegu raamatut, mille nimi oli teadvuse tasandite läbi kõrgemale tõusmine, midagi taolist, see oli minu kohmakas tõlge, eks ole. Ja seal autor räägib väga selgelt, et väga vähe on inimesi, kes unistavad sellisest asjast nagu valgustumine. Ja ma ei ütle, et sa peaksid sellest unistama, aga mõtlen, et see on üks selline võimalik fookus. Ja see autor tõi välja väga kihvti lihtsa loogika. Ütles, et väga naljalt ei jõua valgustumiseni need, kes seda isegi tahta ei oska või kes seda paluda ei julge. Et ikka saavad mingi osa nendest, kes seda küsivad. Kord mu sõber Jari Sarasuu Soomest kirjutas mu esimesele raamatule soovituskirja, ütles, et Peep Vain õpetab oma raamatus, mida paluda siis endale elult, eks ole, või ise mida luua. Ja teiseks, kuidas seda õigesti paluda. Aga ma ikkagi ütlen, et see esimene samm on tähtis, see, et ma julgen ette kujutada. Ja ma proovin veel meenutada enda mineviku ja unistusi. Mul nimelt ei ole väga hea visualisatsiooni oskus. Mul on nägemismeel kuidagi teistsugune kui teistel ja siis ma pean füüsilises maailmas nägema. Ma pean nägema, et ta sõidab sellise autoga või tema käib sellises kohas puhkamas või tema õppis sellises ülikoolis ja siis mul tekib lapselik, ma tahan ka tunne. Ja ma olen seda natuke nagu häbenenud, aga vanemaks saades ma leian, et siin pole mitte midagi häbeneda. Inimene unistagu nii, nagu talle see sobib, kui sul tulevad need mõtted enda südamest ja kuskilt kosmosest ja loovad selle kujutuspildi silme, et nagu sulle toimib see, siis tee seda niimoodi, mina vaatan nagu spikerdan teiste pealt tihti peale unistustega. Ja siis tagasi kõige algusesse aitab ikkagi selline kaugem pilt, mida sa siis nagu järjest täpsemaks lood. Mulle meeldib kirja panna, mõni joonistab, teeb need unistuste tahvleid endale, et oma tulevikku kujutada ette ajalehest või ajakirjast või internetist saadud piltide abil. Tee nii, nagu sulle sobib, aga just, et julge mõelda tänasest ja homsest ja ülehomsest kaugemale, on ta siis aasta või 2 ja on ta 10 või 20 aastat. Ja usu mind, aeg läheb kiiresti mööda. Kui sa nendele tuleviku asjadele ei mõtle, siis enamik neist iseenesest ei juhtu. Nii et loodan, et sellest tänasest jutust tekkis sulle mingit inspiratsiooni ja sellepärast me neid muutuse rännakuid ja muusikat ka teeme välja anname, et inimene saaks mõelda sellele, mis on talle tähtis, tuletada meelde meelest läinud soove, kohustusi, prioriteete, eks ole. Nii et kui see video sulle meeldis, siis pane meile pöial. Kui sa tahad tulevikus neid videosid veel saada ja mitte millestki ilma jääda, siis telli see muutuse kanal omale ka. Aitäh, et sa kuulasid, kaasa mõtlesid, vaatasid, aitäh tähelepanu eest. Soovin sulle just sinu jaoks õigeimatest asjadest unistamist ja loomulikult ajapikku nende unistuste nii jõudmist, nende teoks tegemist. Aitäh!